Iraani sõja mõjud jõudsid meieni tegelikult juba märtsi alguses, siis kui kütuse hind hakkas kerkima ja eks rahakotile said kõige enam pihta need, kes diislikütusega sõidavad, aga kas me oleme ka kaugemale vaadanud, näiteks mõelnud sellele, mis juhtub siis, kui need kerkinud kütuse hinnad lõpuks ka mujale hindadesse jõuavad? Hormuzi-kriis on seotud sellega, et selle piirkonna osakaal väga paljudel turgudel eesotsas energiakandjate turgudega on nii suur, et ta mõjutab rahvusvahelisi turgusid. Samal ajal meie tarneprobleeme ei ole, sellepärast et meie tarneahelad ei ole Hormuziga seotud. Aga kuna rahvusvahelised turuhinnad ikkagi on, siis varem või hiljem mõjutab ka meie tarneahelas liikuvate energiakandjate hindu. See on esimene moment. Teine moment on seotud väetistega. Paljude muude asjadega ka, metallurgia, alumiinium, heelium, mida on vaja chippide tootmiseks ja nii edasi, aga väga suured osakaalud on sellel piirkonnal olnud, aga see kõik mõjutab lõpuks kaupade lõpphindu, kaasa arvatud mobiiltelefonid ja telekad ja mida iganes, eks ole. Kuid pange tähele, lisaks sellele, mis puudutab kütuse tootmist, on oluline mõista, et väiksem probleem pole väetise tootmisega seonduv, sest külvihooaeg hakkab lõppema ja väetise hinnad on juba jõudsa hüppe üles teinud. Ükskõik millal lõpeb sõda, kuidas kütustega ei lähe, siis see, et sügisel on, kui saagikoristusaeg on toiduainete hinnad kõrgemad, see on praktiliselt garanteeritud juba. Kas juuniks on sõda läbi, siis ei ole asi väga hull ja siis jõuab meile umbes 2-kuulise viitega tavaliselt kõik see lõppkokkuvõttes kaubahindades hakkab jõudma, kui täpne olla kuni poole aastani. Kui ta lõpeb alles sügisel või üldse ei lõpe, siis me näeme veel hindade kasvu ja märkimisväärselt kuni aasta lõpuni. Loomulikult oleneb kõik sellest, millal lõpeb sõda. Kui see juhtub juunis, seda parem meile. Aga teada on siseinfo põhjal, et ameeriklased olla teinud plaanid septembrini ja kui sõda nii kaua kestab või sealt edasigi, siis mis juhtub tegelikult meie majanduses ja mis juhtub meie hindadega? Esialgsete andmete järgi on 4 kuu keskmine inflatsioon 3,4%. Samas me oleme selleks aastaks prognoosinud inflatsiooniks keskmiselt 4,3%, mis tähendab seda, et hinnakasv nüüd eesolevatel kuudel peaks kiirenema. Ehk siis hinnakasv peaks tulema kiirem. Kahtlemata saab kõige suurema löögi erinevad transporditeenused. Kui me vaatame ka küsitlusi, siis küsitluste järgi toiduainete jaekaubandus tunneb kõige suuremat hinnasurvet. Kui ettevõtete käibes tõuseb energiakulude osakaal, siis kandub see ka taristu ehitusse, metsa- ja põllumajandusse ja nii saab ring täis. Tõusevad toiduhinnad. Kindlasti lähiajal, siin ütleme 3-4 kuu perspektiivis, me näeme kindlasti hinnatõusu kommunaalkuludes. Et võib-olla see tõus on täna juba toimunud, aga lihtsalt inimesed ei tunneta, kuna suvel on kommunaalkulude arve väiksem. Aga sügisel talvel külmaks lähevad kindlasti, see lööb inimeste rahakoti pihta päris tugevalt. Kui me eeldame seda, et kriis kestab siin aasta lõpuni, siis me võime ikkagi näha seda, et inflatsioon jõuab siin kuskil 6-8% äkki sellel aastal. Kindlasti peab valmis olema, kindlasti väga palju täna inimesed seda ette mõelda, et mis aasta lõpus hakkab olema. Kui me eeldame, et hinnad tõusevad, siis kindlasti mingid kulutused saab täna juba kas ära jätta või vähendada või muuta tarbimisharjumusi.